Tervist, koolitaja Aksel Arkur. Kõik see koolituse värk on kõigile oksele ajab juba. Kõik koolitavad, kõik targutavad, kõik on kuurud. Tuleb valida õige spetsiifika. Mina olen poliitikute koolitaja. See on minu eriala, mis on mind toitnud ja milles ma olen spetsialist ja ka nõutud. Ütleme eraldi on mind palganud siis viimased aastad oravad. Saate aru küll. Ma ei räägi otse, ma räägin kaudselt ja õpetlikult. Noh, kuule, mees, sa ei taha seda vanasõna ju, et kõige kurvam koht on elus üldse töökoht. Kui sa tahad poliitikuks, raha jookseb, stabiilsus, mängulisus, oled meedias väga meeldiv, naeratav, kõik räägivad sinust hästi valvasti, ikkagi oled pildis, siis 4000 euri minu konsultatsioon isiklik ja praegult siis tasuta õhku mõned elementaarsed, fundamentaalsed asjad. Kui sa tahad poliitik olla, mis sa pead ära õppima, kui sa neid ära ei õpi, siis sa lendad nagu kork šampuse pudelilt, eks ju. Kui sa tahad olla šampus ise, karvane elu. Nii, asja juurde. Esimene asi on see, räägin jälle kujundlikult. Sa pead aru saama, et rahvas on loll. Lambakari, eks ju. Nii on ajaloost olnud, eks ju. Sa ei taha selle hulgas olla. Siis sa pead õppima esimese printsiibi. Oled filmis näinud, kas maniakid panevad, eks ju, inimesed keldrisse kinni. Vaat need keldris inimesed on rahvas. Ja kui sa võtad kellegi püüad kinni, paned keldrisse kinni, ei toida teda, siis kui tuled keldrisse, siis ta vaatab sind, sa oled nagu päästja ja siis sa annad talle süüa. Ta sõltub sinust. Ehk rahvas tuleb teha hästi lolliks läbi intoksiliste ainete, läbi alkoholi, läbi kräpi toidu, läbi kräpi meedia, läbi kollase ajakirjanduse, eks ju, väike narkoots, alko, intoksilised ained, seksboks, murumängud, seksuaalhälbed. Siin rahvas täitsa niimoodi, et neile ajud üldse ei tööta nagu. Muidu kui sa annad neile tervislikku toitu, moraal, etikett, kultuur, eks ju, sellist kõrget asja, siis nad hakkavad mõtlema nagu, hakkavad nõudma, eks ju, headust, puhtust, kõrgeid omadusi, eks ju, alandlikkus, tänulikkus, kannatlikkus, abivalmidus. Muidu need omadused hakkavad õitsema, aga need peab hästi alla suruma. Saad aru, poliitik? Ja siis tuled sina keldrisse. Kõik plaksutad, ootad, annad ühe leivapalukese, mis siis, et see leivapaluks on see rahvas ise nagu rahva raha, eks ju, töödad nagu loomad. See on nagu esimene printsiip, mida pead aru saama, et sa oled nagu päästja. Teine printsiip on see, et ükskõik mis käkki sa kokku keerad, kui sa oled juba poliitika, siis vaheta kiiresti töökohta. Ehk posti. Oled peaminister, pärast põllumajandusminister, pärast mingi komisjoni esimees. Ühesõnaga, sa liigud nagu selles ringkonnas, sa oled juba sees. Sest kui mingi jama kokku oled keeranud, siis on, oled juba uues kohas jälle, kui uued valimised on, eks ju, uued postid, eks ju, vabad. Et sa pead liikuma nagu seal poliitilistel postidel, sa ei saa üldse kunagi mingit vastutusse. Sa ütled, et eelmised vennad keerasid käkki, ma ei saa midagi aru. Et mina ei ole midagi teinud, nagu. See on nagu põhiargument. Ja teiseks rääkimise kunst. Alati puhas särk, alati üle meeldiv ja jää nagu rahulikuks. Ja alati kui hakatakse aiast rääkima, siis hakka aiaaugust rääkima. Et sa pead lihtsalt õppima seda, et keegi ütleb näiteks sulle, et ma nüüd on näite, naine ütleb, et vii prügiämber välja, Aksel. Sa ütled, naine, istu maha. Prügiämber, see tuleb välja viia, sest ta on täis ja see kõik hakkab haisema. Ja me viime selle prügiämbri välja. Ma luban sulle. Ma isegi hüüan välja need prügiämbrid, mis on täis, viige need välja, ühesõnaga lähed niivõrd, hakkad ise jutlustama talle, naine on täitsa hämmingus, nagu ta ei oska nagu šokis, võt niimoodi rahvaga tuleb ka rääkida, 3 põhitõde, kandke raha üle, võtke isiklikult mu ühendust ja poliitikute koolitaja Aksel tervitab teid.